Gümnaasiumi ja Toila muusika- ja kunstikooli peaõpetaja. Ja sellele konkursile on alati võimalus esitada oma lemmikõpetaja, kõigil õpilastel on võimalus esitada oma lemmikkolleeg, kõigil õpetajatel ja samamoodi lapsevanematel. Ja selle aasta konkursile esitati 2 kandidaati. Ma palun siia õpetaja Anu Kungas. Ja palun siia õpetaja Diana Veisner. Mõlemad kandidaadid tegelevad muusikaga ja mõlema kandidaadi ühisosa on see, et nende õpilased saavutavad väga kõrge taseme. Ja nii oligi komisjonil väga raske otsustada, et keda siis kuulutada aasta heaks õpetajaks. Selle õpetaja juhendatavad õpilased esinevad tihti meie aktustel, meie üritustel, nii väikeses kui suures saalis ja tema käe all on nad saanud selgeks kitarrimängu. Aasta hea õpetaja on Diana Veisner. Ja juba mitmendat aastat kuulutame me kooliaasta lõpuaktusel välja ka sellise tiitli nagu aasta õppija. Me kiidame igal kevadel neid õpilasi, kes lõpetavad kiituskirjaga, need, kes saavutavad suurepäraseid tulemusi olümpiaadidel. Aga tegelikult iga õpilane ületab ju aasta jooksul ka iseennast. Ja mõnel juhul toimub see edasiminek ja arenguhüpe ühes aines või ka mitmes aines. Mõnel juhul õpilane võtab ennast kokku ja saavutab aasta lõpuks ennast ületades parimad tulemused. Ja õppenõukogu otsusel kuulutan täna välja siis 2024-25 õppeaasta aasta õppija ja selle tiitli saab 9. klassi õpilane Aleksander Aia. Tema arengut ja me kiidame Aleksandrit ka selle eest, et ta vabariiklikul kunstiolümpiaadil esindas Toila gümnaasiumi. Igal sügisel me tervitame ka uusi õpetajaid, aga mõnikord on suvele vastu minnes vaja ka head aega öelda. Ja täna me ütleme